There was nothing practically when we started. The time schedule was extremely short. Esimene kai, mis on ehitatud toru seinaga. Sellist konstruktsioon enne Eesti sadamate ehitusel ei olnud kasutatud. The expertise was found in Estonia. Projekteerijad käisid järgi joonistamas, mida juba ehitajad olid ära teinud. Esimene laev tuli siis 1. mail. No kaptenil olid Vene kaardid peal. Ütleme, et korra, kuhu sa mind viid, et minu kaartide peal on muru selle koha peal. Ma veel aukusin vastu, et su laev on niuke laev, et see sõidab kõva kastega ka, pole midagi. Esimesele laevale läks vastu sadamakapten Karepalt kalurite paadiga, nii-öelda lootsina, lootsikaadrit meil siin veel ei olnud. Seal üleval kalda peal oli üks kuivanud kuus ja all majaka, vana majaka juures oli üks terav kivi. Kui need olid 2 tükki liinist, siis oli õige uss. Ja nii siis see esimene laev meil sisse tuli. $10 to $12 million was the cost of the port at that time. Teades, mis maksis näiteks Sillamäe sadam, siis on nagu peenraha eest tehtud. Et see sadam on minu jaoks selline huvitav nagu väljakutse, seepärast, et see on täielikult teistmoodi sellest tsemendiärist ja betooniärist ja killustikuärist. Et see merega seotud on alati selline romantiline siis selline toon tuleb kohe asjale juurde. Mu eluunistus olnud lapsepõlves oli saada meremeheks. Meri annab mitte ainult emotsiooni, vaid tast on ka igale riigile kasu tegelikult. Ilm on ilus, päike paistab, tuult ei ole, on parem tunne ja parema meeleoluga tuled tööle kui siis, kui väljas on tuul, torm ja laine käib üle kaitsemuuli. Siis on nagu sellist närvilist olukorda ja rohkem. Me teenindame eelkõige meie metsandus- ja puidusektorit, ümarpuid, puiduhakke, pelletit, turvas, meie ka loodusressurss, mida eksporditakse väga palju, põllumajandustooted. Meie käive tuleb ju ja kasum tuleb ka ikkagi eelkõige 2 liini mööda. Et üks on siis laeva sadamakülastustasud ja teine tulupool on siis kaetud just meie stividooringu teenusega, ehk siis laevade lastimine, lossimine. Paljudel tsemenditehastel on oma sadam või nad on siis sadama hästi ligidal. Kui see iseseisvusperiood hakkas, me pidime tekitama kohe ekspordi võimaluse oma toodangule ja sellepärast see sadama investeering on ennast väga hästi ära tasunud. Meil oli kõik kaubavahetus keskselt Venemaaga olid rongidega, kõik raudteega kõik ühendatud, aga läänega meil ei olnud kuidagi ühendatud. Ja see tingis absoluutse vajaduse sadama järgi. Kohalik tööstus jäi ellu tänu selle, et ta väga aktiivselt eksportib ja see andis nagu meile väga hea aluse tegelikult. So it became a regional port of Estonia. Kunda on selles mõttes omapärane ka siin Heidelbergis ja tsemenditehaste hulgas, et tal on oma sadam, aga meie oma sadamas see oma kauba käive on mingi 20%. Ülejäänud kõik me pakume sadama teenust, eks ole. Esimesed investeeringud on juba tõesti ära makstud ja me praegu toodame stabiilselt, toodame kasumit. Mingit finantskoormust tõesti ei ole. Ega me ei saa kliendilt rohkem küsida, kui klient on nõus maksma. Sa iga kliendi jaoks oled ikkagi kõige kallim sadam. Kui laev siin ära käib ja kaup on lastitud, lossitud, siis saadakse aru, et tegelikult see ikkagi niimoodi ei ole. We had the pour and the pier, but the clients came automatically, practically. They brought in the beginning also their own cranes. Täna on need rattaskraanad sellised suurte võimsustega, et nad teenindavad selle sadama ära. Samad kraanad saavad ka töötada näiteks seal puiduterminalis ja ladudes ja mujal kuskil, siis kui vaja saab nad jälle sadamasse võtta. See on üks asi, aga teine asi, et nad on ikkagi hästi mobiilsed. Meie puhul on see kummiratastel laadimistehnika õige lahendus. Kunda pretendeerib sellele, et alustada regulaarne laevaliiklus Kunda ja Kotka vahel. Reisisadama idee on iseenesest väga vana. Inimeste liikumised näitavad, et nad käivad Soomes regulaarselt aasta jooksul ja see inimeste arv on lausa 600 000, üle 500 000 inimest. Reisijate vaba liikumine
on üks teema ja teine on see ka, et keskkonnahoid, et me ei ummista suuri sitisi, vaid et me lähme otse, eks ole, ja kulutame vähem kütust. See, mis asi on kaante vahele paberisse olla, et see on meil tegelikult praegusel hetkel kõik olemas. Tegemata veel jäänud ainult praktiline pool. Ega selle ehitamine ei võta kaua aega, see ei lähe aastatki selle tegemiseks. Reisijate vedu on väga põnev teema. Eestis me näeme seda mitmel pool seda, et minu aia taha ei tee mitte midagi, minge kuskile mujale, arendage, tehke tööstust, ükskõik, aga minu aia tahalt hoiate eemal, eks ole. Täna me kahjuks ei tea, et kas nüüd selliste, ütleme, reisijate arvuga seda liini tasub pidada, kas on ta jätkusuutlik. Turgu oleks ja inimesi ja kliente oleks. The big question is can it be part of a bigger network? Ja ma näen ka see teatud transiidi võimalusi siin. Mina arvan ikka alati peab mõtlema uhkelt ja suurelt ja julgelt, sellepärast, et mis täna on võimatu, see võib 5 aasta pärast olla täielik reaalsus juba. No me oleme oma firma seeselt isegi unistanud nii julgelt, et me arvasime, et see aasta on 2015, on juba lausa järgmine aasta. Võib ütelda niimoodi, et kõik on võimalik. Kas ta saab kunagi ka teoks, seda elu ja aeg näitab. Muidugi olid siuksed momendid, kus käisid jälle ida poolt mehed käisid asja nuusutamas ja need käisid ka päris tõsiselt. Mees tuli, lükkas joppõlmad lahti, siin koldid rippusid siin külle peal ja see oli ju värav välismaale. Ka mustad ärid, mis vähegi andis ajades, seda tahati ajada. Olgu siis relvad või võib-olla narkots, võib-olla ühed teised kolmandad asjad, mis neil päevakorras olid. Mul ikka tuli kapomeestega ühendust võtta ja öelda, et niisugused asjad käivad siin ja siis nad ühe korra tulid tagasi, ütles, et palun vabandust, et me hästi aru ei saanud ja tõid mulle kingituseks, tõid suure bussi, kurat, ja suur igavese kinsaali tõid, ma ütlesin, kurat, selle mõõgaga ma ütlesin, mul pole sellega midagi teha. Ja. Aga üks naljakas lugu oli sellest, et kui jääsuured tükid, kamakad kippusid selle laeva ja selle kai vahele, ei saanud neid laevu sinna tuua. Siis telliti kraana ja hakati seda jääd sealt välja tõstma. Terve meri on sul taga, eks ole, et seda jääd pressi kogu aeg peale ja siis sadama direktor läheb sinna sadamasse, vaatab, mis mehed teevad. Mehed tõstavad sealt merest jääd välja ja viivad autodega teise kohta ja ütlesid, et mis te teete siin? Ei, me puhastame akvatooriumid jääst, veete merest jääd välja, et lõpetage siuke lollus ära. Ookeani peal, kui sul sõidad tormis, siis see asi võib teinekord kesta päevi ja nädalaid. Ja kui sa ikkagi juba 3, 4, 5 päeva seal tormitingimustes sõidad, siis sul tekib lihtsalt selline, hirmu ei ole kunagi olnud ka, tekib selline tülpimustunne, mis sind lihtsalt hakkab häirima, kuna sa ei saa istuda, sa ei saa kõndida, sa ei saa magada, sa ei saa lugeda, sa ei saa praktiliselt midagi teha, sa pead lihtsalt ootama, millal see aeg lõpeb. Ja samas see läheb väga ruttu mööda, et järgmine päev sa seda enam mäleta. See, mis andis selle kvaliteedimärgi, see oli tormide torm, siis kui ukkus Estonia, hakkas lõhkuma muulikive. Järsku vaatan, et tuled mõnest vaatan, et kurat, mis kuradi must asi see veereb, et nagu karvamüts, kurat, ja vee sees. Aga tegelikult see oli, need hakkas loopima 100-kiluseid kive üle. Pani kogu selle sadama küsimärgi alla, kas peab vastu või ei pea. Ja kui lahutab, siis palju lahutab. Aga ei, nüüd saab 20 aastat täis, nüüd jälle ta ikka vastu on pidanud. Kvaliteedimärgi teenis välja küll. Bermuda kolmnurgas mina sellist aurat nüüd ei tundnud seal, et nüüd iga hetk nüüd midagi juhtuks ja et oleks põnev, et äkki nüüd siin kuskil midagi hakkab toimuma või tekkima, aga see on pigem selline müüt ja teatud asjade kokkulangemine. Kui mul oleks 2 miljonit vaba raha, ma paneks seda ilmtingimata sadamasse. Kui mul oleks 2 miljonit eurot ja seda investeerida siin meie sadamas, siis sadama uue puksiiri esmaseks sissemakseks. Ja ehitaks järgmised kaikohad ja teeks ta natuke suuremaks, kui ta täna on. Ma ei kahti selles üldse. See on kõige kindlam raha paigutamisviis. See Rooro kai oleks vajalik ja sinna tuleks raha panna. Pean kindlasti ütlema, et see on sadama ja merenduse jaoks väga väike raha. Ma ilmselt selle 2 miljoniga võtaksin ette selle 3. ja
ja 4. kai kokkuehitamise. To maintain the present structure. Kui seal midagi puudu tuleb, siis need rahad leitakse juba, need tulevad isesõnnes 2 miljoni juurde. Laiem huvi Kunda sadama taga ka, et ta kindlustab Eestile sellise ekspordivärava. Ja Eesti ju sisetarbimine meil nagu ta on, ega see ei kasva, aga ärid tahavad kasvada. The clients are pretty happy with the port, so this is why the volumes till today are pretty high. See on selle kapitalismi sisse kirjutatud, et ta peab kasvama. Kui ta ei kasva, siis on kohe jama majas. Et ega siis, kui tehas ei tööta, siis ei ole ju Kundas juuksuril ka midagi teha. Et keda ta pügab, eks ole. Ja kui me kuuleme vähemalt kommentaare, et näiteks, et see on nii mugav sadam laeva jaoks, et siin on väga head tingimused loodud. Meremees isegi hindab seda, et kui tal on isegi tasuta wifi võimaldatud siin kai ääres seistes, et ta saab nagu maailmaga suhelda ja siis mida siin ikka võib tahta. Või uue sadama ajalugu on 20 aastat, siis ma arvan, et tulevik on palju pikem kui tagasivaade, et need mahud kasvavad siin. Keep the customers all the time, to keep them happy. Then I think you are as happy as you can be yourself. Ma arvan, et kui sa teed õiget asja ja sa ise usud sellest asjasse, siis su äri õnnestub. Sul on kirg selles tegevuses olemas. Aga mis on kirg tegelikult, mina oma nüüd vanuses võin täitsa rahulikult öelda tunnistada, tegelikult see on armastus, kui niimoodi, et nagu me teame, et armastus elus viib väga kaugele ja annab väga palju jõudu inimestele ja kui sul on armastus, siis sa lähed edasi ja sa elad väga kaua ja oled edukas.